Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Valgevenes on päris ärevad sündmused. Mida see Eesti julgeolekuolukorrale tähendab? Väga suures pildis ma ei saa öelda, et praegu midagi muutunud oleks meil sõjaliselt. Valgevene sõjavägi ei ole pööranud ennast kuskile väljapoole ega ka sissepoole. Valgevene president esitab küll täiesti alusetuid süüdistusi lääne suunas, et mingid vägesid koondatakse, mis võiks ärevaks teha. Aga üldiselt suures pildis ma arvan, et meie jaoks praegu midagi väga palju muutunud ei ole. Millal me saame öelda, et meie jaoks on muutunud? Mis peaks juhtuma? Selleks peaks kas Vene Föderatsioon või Valgevene ületama mõne riigi piiri. Siis oleks päris kindlasti midagi muutunud. Mis siis juhtub? Mis meie siis teeme? Meie kahtlemata kaitseme siis oma riiki ja siis tulenevalt sellest, milliseid riigipiire ületatakse või asume oma riiki kaitsma. Kui tõenäoline on, et kas Valgevene või Kreml satuvad kogemata, satuvad meelega täiesti süsteemselt oma riigi piiridest välja? Ja täna on see küll väga vähe tõenäoline, et ükski nendest kahest riigist ületaks ükskõik millist riigi piiri. See on väga vähe tõenäoline. Mitte Kreml Valgevene piiri, mitte Venemaa Valgevene piiri? Just. Ma täna ei usu ega näe ja mul ei ole selliseid andmeid, et Venemaa ületaks Valgevene piiri või Valgevene ületaks näiteks ütleme niimoodi Leedu piiri. Eestis palju räägitud, kiidetud, kardetud Suwalki koridor on umbes 100 kilomeetrit pikk. See on tegelikult võib-olla siia Baltikumi jaoks üks elulisemaid koridore, et mis sellest saab praegustes oludes? Seda piiri valvavad jätkuvalt Poola ja Leedu ametnikud, nii palju kui seda piiri nende vahel on vaja valvata ja sellega muud ei saa midagi. Kui rääkida sellest, kas see on meile oht, siis ma arvan, et tihtipeale seda on vaadatud ainult ühelt poolt. Selleks, et seda 100 kilomeetri laiust lõiku mingil moel kinni panna, on kaks varianti. Esiteks tuleks kas ühendusteed puruks tulistada, mida saab alati korda teha. Või siis tuleks see vägedega blokeerida. Nüüd need, kes natukese on sõjapidamist õppinud, peaksid aru saama, kui palju vägesid kulub selleks, et see lõik seal kinni panna ja mida see tähendab. Et see ei ole mitte lihtsalt ühe riigi territooriumile sõitmine, vaid see tähendab näiteks ka Poola riigi territooriumile astumist. Ja kui me võime karta siin, et Balti riigid on väikesed ja nõrgad, siis Poola ei ole enam naljaasi. Nii et kui keegi tahab Suwalki kitsust kinni panna vägedega, siis ma ütlen, et teeku proovi. Aga õhust? Tegelikult on ka õhust täpselt samamoodi. Räägitakse, kuidas on kõiksugused võimed, jah, loomulikult on. Aga lõpuks peavad need võimed siis ka tööle hakkama. Nad peavad sisuliselt agressiivselt käituma, kineetiliselt mõjutama mõnda NATO või Balti riikidel lennuvahendit. Et see on ikkagi väga suur samm ja lõppude lõpuks sellel alati on sõjaliselt midagi vastu öelda. Kas nii suur rünnak tähendaks praktiliselt maailmasõja puhkemist? Ma kardan küll, et see tähendaks sisuliselt 3. maailmasõda. Selle optimistliku noodi eest suur tänu! Palun!